Hei armas, nagu sa näed, istume siin juba tükk aega sinuga ja ka enne seda, kui see kaamera käima läks, aga otse saunast. Nii et täiesti puhtad energiat, võtsin uue lõhnaküünla ka, sest selle ajaga need põlevad nii kiiresti ära. Aga see pilt, mida ma siin näen, on nii armas, et kui ma nüüd hakkan seda täiendama veel ja sulle natuke selgitama, kus siis meie väike armas kollektiiv otsapidi on. Me oleme mõne tunni kaugusel sellest hetkest, kui meil luunakene hakkab looma uut ringi. Täna hommikul umbes 11.11 oma ajataju järgi, sest ma olin suunatud sõnumit saatma 11, 17, 18. Ja siis oli juba see toimunud ja umbes 9-10 minutit tagasi. Ehk siis see, kui Luuna mulle saunas, ma pesin pesu, saunas ütles, et pane saun käima, palun. Siis mul oli tunne, et 11.11. Siin on mitu sõnumit selles päevas. Ja need on väga juhatatud sõnumid. Ja nii ma panin muidugi ja käidud sain ka. Mitte küll 3-4 tundi, isegi mitte 2 tundi. Tavaliselt ma alla 3 ei käi. Sain tund ja veerand. Niimoodi. See oli nüüd selline väike koha kätte näitamine, mulle tundub. Ma olin 4 tundi ilusti kütnud. Väga sisse ei ajanud. Aga me teame, et see saun on omadega läbi. Õigemini, saun seisab edasi, katus on ju uus pea kohal. See ahi ei tööta ja mul on 2 korda jäänud siiamaani saun tegemata, sellepärast, et ajab niimoodi sisse. Ja täna, peaaegu oleks see 3. kord olnud, aga me ei tahtnud sellega väga leppida, ehk siis ma nii palju ikkagi punnitasin, et ma vingumürgitust ei saanud, pea mul ei valuta, aga jah, mul on selline tunne, et midagi on väga mäda, võib-olla see ahju, katus, kivide alune põhi, ma ei tea, aga mulle tundub, et esimese leiliga hakkas uuesti suitsu sisse ajama, tähendab, vesi sai puude peale ja läks veel tükk aega, ma käisin nüüd vaatamas. Nüüd on seal ilusad söed. Ehk siis praegu saab päris korralikult leili visata. Aga nüüd me oleme sinuga siin. Armas, selle testide läbimisega, mida me siis täna tegime, me kuulasime sõnumit, et pane saun põlema. Miks? Selleks, et meil on vaja appi kutsuda kedagi, kes teab sellest midagi ja tahab aidata seda portaali sauna toimima saada. Sellepärast, et see on võimas portaal. Esimesest korrast, kui ma siia maandusin, 6.06. Kell 2 öössel istusin ma seal saunas ja see oli väga hea. Ja ma olen siin saanud väga mega imelisi kanaldusi, imelisi sõnumeid sinuga jaganud peale sauna. Ja ma arvan, et ta on väärt seda, et ta töötaks hästi, sellepärast, et siia on jõudnud ka meie kogukonna õekesed, vennakesed, nii et see on üks tervenemise koht. Armas, kui sa tead kedagi, kes teab sauna ahjust midagi rohkem kui natukene, sest et natukene teame me kõik kõigest, ilma abi küsimata. Ma võin need kivid sealt ära tõsta ja vaadata, kas see on läbi põlenud või mitte. Ma ei ole seda veel teinud. Selline sissejuhatus siis tänasesse kuu loomise päeva. Ja see, et abi küsida, see on ju väga suur väljakutse, eks ju. Sest abi küsimine on ju nõrkadele. Meil on ju selgeks tehtud see, et ei nuta, see on nõrkadele. Ja kui sa lähed abi küsima, oled sa saamatu. Aga armas, need on vanad mustrid, sest ma tean, et ma ei ole saamatu. Ma saan peaaegu kõigega hakkama ja kui ei saa, siis ongi see koht, kus tuleb abi küsida ja seda on mulle ka eelnevalt elus kätte näidatud ja praegu täiesti tuuakse need pildid ette, kus ja mida, millal ma olen pidanud abi küsima. See ei jää vastuseta. Usalda. Meil on endaga muidugi meie armas termos ja soe vesi. Hommikul ma isegi ei kütnud, tahtsin vaadata, kas me saame hakkama äkki ilma kütmata, aga praegu mul ikkagi üle toa lamp paistab minu poole, sellepärast et siin oli natukene ikkagi jahe istuda, näpud on jahedad.
see imeline päev on olnud ju tegelikult praktiliselt tuuleta, selge taevaga, aga karge. Ja Lunal on nimelised sõnumid meile. Kõik see jutt, mis siia ette tuli, sellest 7 naha maha ajamise protseduuri läbimisest ja selle võimalikkusest, siis see kõik puudutab meie eneseväärtustamist. Ja kui see saun pidi saama täna selleks nii palju tehtud, et saab need 7 nahka uuesti maha ajada, me oleme suures loobumises. Meile saadab praegu kosmos need paar nädalat, arvesta, orienteeruvalt keegi kuupäevi ei ütle ju sealt, eks ju. Väga harva, väga harva. Et need on spetsiaalsed energiad, mis puudutavad meie kehamasinate uuenemist, tervenemist. Seega väärtusta ennast. Sa oled piisav absoluutselt täpselt sellisena, nagu sa oled. Täpselt sellega, mis sul on. Nii sinu seest väljendumas siin ja praegu. Kui sinu ümber siin ja praegu. Sest see on selle hetke eelnevate otsuste tulemus. Sa oled piisav ja siin ja praegu saad sa muuta seda, milleni sa iseennast oled juhatanud, mis vajab sinu sees tervenemist, mis vajab sinu juures paranemist. See kõik tuleb välja, kui sa loobud kõigest sellest, mis sind enam ei teeni. Need isiklikud lahendused, mida sa oled oodanud, sa oled võib-olla väsinud igasuguste muutuste nägemisest ja ootamisest. Tea, et kõigel on lahendus. Iga sinu väikesel või suurel küsimärgil on taga vastus. Ja ta jõuab sinuni just siis, kui on õige aeg, kui sa oled valmis selleks lahenduseks. Mitte grammigi enne. Kõigel on lahendus. Meil ei ole lahendamatuid olukordi ega situatsioone, rääkimata probleemidest, kes selle sulle pähe pani selle sõnana, kustuta ära, sest seda ei ole olemas, on lahendusteelsed olukorrad. Emotsioonid tõusevad lakke, armas. Me teame seda tähtede seisu, me teame planeetide seisu. Meie pikk saade rääkis väga palju sellest, et emotsioonid on hetkel plahvatusohtlikud. Luna tuletab sulle seda meelde. Arvesta sellega, teadvusta seda. Kõik see esimese portaali teema. Nii, kus on meie armas kollektiiv. Püha geomeetria ütleb seda, et kontseptsiooni muutus on toimumas. See on hinge tasandil kontseptsiooni muutus. Ossa, kui hea see on, kui sa vaid tunned, ütle mulle, kes tunneb. Mulle juba üks inimene kirjutas, et ta tunneb. Kui ma vaid saaks sulle kirjeldada seda lõhna. Kontseptsiooni muutus. Number 7. See 1 jõuab tasakaalu
ja on valmis tõstma oma teadvust. Need energiat, millest me rääkisime, mida meile saadetakse selle kehastuse muutmiseks ja tervenemiseks, see tähendab sinu teadvustumise tõusu. Võta see vastu. Ole valmis minema raskusest kergusesse. See kõik on alkeemia, see on tugevate mäng. See on mäng energiatega, see on praegusel hetkel tuli ja vesi. Seda meile anti täna selles suitsusaunas, näed sa, see jätkub, see tulemäng jätkub. Ma olen täna väga palju kokku puutunud suitsuga ja jätkuvalt. Ütlesin, vingumürgitust ei saanud, aga suitsukana tunde sain küll. Õnneks on need niivõrd heade. See on mega värske, õrn, väga õrnalt magus. See on üks segu, sellepärast ma ei saa sulle öelda, et see on kas jasmiin või gardeenia või mis iganes. See on üks segu. Väga-väga hea segu. Nii, sa said aru, et meie energia meie ümber on selleks, et me sellega tööd teeksime. Ja mida ütleb meile tšakrate ehk siis energiakeskuste sõnum esimene on just nimelt see sensuaalsus. See sensuaalsus, mis on seotud tulega alkeemiku mõistes, see on kõige sinu loovuse väljendumine. See on naudingud, nii lõhna, nii nägemise, nii puudutuse. Need on naudingud nii sinu maitsemeelele kui kõigele, mis sind ümbritseb. Sellesse eeter välja, luba neid eeterlikke õlisid, mis sind toetavad, mis sind tervendavad, mis vabastavad. Selleks ongi meile antud need tajud, et neid enda heaks kasutada, aidata oma sagedusi läbi nende tõsta. Vabadus, see on meie hääl. Lisa see naudingutele. Kurgutšakra annab meile vabaduse, sest ainult läbi rääkimise muudame me ka seda masinat. Me oleme sulle öelnud, eks ju, jaa, armas, mõttejõud on võimas ja suur, aga selleks, et alkeemilisi protsesse käivitada, on meil spellimine, see on sõnade väljaütlemine. Ja see intention, see, oh my god, in Estonian, please. Sinu soov, sinu määratlus igale sõnale annab sellele käivitusele suuna. Millise jõuga ta rakendatakse. Ehk siis see sõnade valik sinu vabaduse teel on määrava tähtsusega. Millised sõnad sa välja juurid, et vabaks ennast saada? Sest seni, kuni sa kasutad madalasageduslikke sõnu, ei saa sa olla vaba, sest sa oled seotud nende ankrutega. Meie sõnavaras praktiliselt puuduvad need sõnad, mida me enda ümber
üsna tihti kuuleme. Kui te vaid ise tunneksite seda energiat ja tunneksite seda lainet, mida need sõnad tekitavad, mis väga kergelt üle huulte tahavad tulla. Me oleme kõik üks. See on meie esimene silm, mitte kolmas silm. See on meie esimene silm. Nii imetabavalt keegi Facebooki seinale hüppavad mulle sellised pärlid ette. Miks ma lähen Facebooki, et panna sulle sõnum ja enne kui ma seda saan, eks ju, tehes äpi lahti, hüppab mulle iga kord mingisugune imeline sõnum ette. Ja viimane oli see, kus oli nimesid nüüd täpselt ei mäleta. See ei olegi tähtis, tähtis on sõnum. See on meie esimene silm. See on see silm, mis näitab meile seda, mis meid edasi viib. Miks see silm on kinni pandud ja tahetakse hoida sul kinni? Sellepärast, et need kaks peavad nägema seda illusiooni, et saaks mängida selles 3D maatriksis seda mängu. Kui see esimene silm avaneb, näed, Rama võttis Katrinil nägemise ära selleks, et see saaks kiiremini avaneda. Nii lihtne see ongi. Kõik see jutt on jällegi sellest, eks ju, et me oleme üks ja me ühindume. Ühildume ja ühindume. Mitte ainult ei ühendu, vaid ühindume. Ja armas. Ja seda kõik need väga piiratud ajaperiood orienteeruvalt 2 nädalat. Teadvusta endale, loovast kuust täiskuuni, väga lihtne. Kasuta seda energiat teadlikult enda puhastamisel ja enda tervendamisel. See on neile, kes selle vastu tahavad võtta. See ei puuduta igat olendit maa peal. See on teadlikule vastuvõtjale, sest sa annad selle võimaluse. Ja see ei ole see, mis oli eile ja tuleb homme, mis on meie ümber kogu aeg, see on spetsiaalne saadetis meile, mille eest me saame olla tänulikud. Nii. Ja vot sellised energiad on meie ümber siis, mis rõhutavad jällegi, eks ju, seda, kui tähtis sa ise endale oled. Sa oled piisav. See sõnum on mul ka siin ees praegu. Jälle on tulnud Luna meile vahele siia andma lisasõnumeid, mis kordavad ja kinnitavad juba seda, millest me alustasime. Mul on esimene ring laua peal ja võtame siia selgitused juurde ja siis ma räägin sulle selle pildi lahti. Ei ole põhjust kurvastada. Alati on põhjust rõõmustada, ükskõik mida meile siit näidatakse, ütleb meile täht. Ja mu vesi peaks ka olema joodav. Oi kui. Juba saigi läbi. Meie õnneks tuba on seda lõhna täis, nii et meie tossuloor lõppes ära, armas. Anna mulle märku, kui sa tahad, et ma uue panen. Pimedamaks läheb niikuinii, nii et tegelikult võib-olla meil muidu on nähtavus liiga kehva. Võtame nüüd need. Nii. Teine selgita meile. Aitäh.
oi, kui palju siin on mõõkasid. Meie illusiooni maailm tegeleb mõõkadega. Nii. See oli siia okei. Ei vaidle vastu, üldse ei vaidle vastu. Ja siia meile siis nüüd 4. Too much. 4. Nüüd läksid kõik sassi. Tibud on magama jäänud. Enam ei piksu. No nii. 5. Ohoh. 6. Nii. 7. 8. Oot. No teeme nii. 9. Ei, nii ei tee. 9. Okei. Ja 10. Ahah. Annad siia ka päike. Päike. Väga ilus. Kuu. No nii. 3 annad meile kohe siia või? Ja meie maailm. Vot nii. No nii, kullakesed, mis meil siin on nüüd? Meie kollektiiv, see energia selles kollektiivis siin ja praegu on selline tervendav. Paranemise aeg, see on see energia, mis meile praegu saadetakse, näed jah? Vaata, kallab ülevalt, tähtedelt, vesi. Esimese saate suur soovitus sulle, vesi. Täna 7 nahka oli vaja maha koorida. Siin on sisemised konfliktid väga tugevad, aga see meile saabuv energia aitab sul selle lahustada, lahendada, mis toimub sinu mõtete maailmas. Kas sa tunned, et sa oled petta saanud, lüüa saanud? Et see pole see, mida sa oled tahtnud ja oodanud oma elus. Vaata seda kassikest, vaata. Isegi kasukat pole mulle antud. Aga ta ei ole võitlusvalmis. Ta eesmõõk on maas ja teised on kõik otsapidi maas. Ehk ta on maandatud. Ja tervenemine on tulemas. On käimas. Mis toimub illusioonis? Illusioonis toimuvad jällegi ainult mõõkade mäng käib illusioonis. Mõõkade 3, seesama haavatavus, see südamevalu, kõik need petmised ja pettumused,
sest ootused ja lootused on aetud nii kõrgele, et see on viinud depressiooni. Lõppu ei paista olevat. Ja näidatakse sulle, et tegelikkuses sul on võimalik tõusta kuningaks. Kuidas? Reaalsus näitab meile seda sama, mis on illusioonis, ainult et tagurpidi. Ehk sina, armas, kes sa siia oled suunatud, oled reaalselt paranemise teel, eks ju. Sa saad aru, et see on teekond, mis tuleb läbida. See enese eest seismine, see pidev võitlus selles oravarattas. Sellest saab välja läbi väga kiirete muutuste. Need 8 luuda ühivad väga kiirelt. Nii. Need sisemised hirmud näitavad meile, et hoiavad sind mitte tasakaalus. Ja no see on ju üsna iseenesest mõistetav, kui tegemist on depressioonist väljumisega, oma ebausu taastamisega, endasse uskumisega, võitluste lõpetamisega, siis sa kardad seda endiselt, siin kordab ennast meile. Müntide poiss. Ehk siis see hirm materiaalsuse kaotamise, mittepiisavaks olemise, see on vaja tervendada. Endas on vaja jõuda harmooniasse, et saada terveks. Puudusteadvusest tuleb selleks väljuda, näed sa. Ja see liikumine toimub. Õiglus on selle asja nimi. Meil igal ühel on see õiglus meie sees. Kui sa oled südame maailma astunud, siis on õiglus väga kergelt tajutav. Kuni sa oled egomaailmas, on ta kallutatud. Toimub võitlus. Tervenemine toimub läbi sinu, lähen ette, ei lähe, läbi sinu enda töö. Keda sa saad usaldada sellest välja tulemisega? See on jällegi, see on mõõkade 8, enne mõõkade 9. Meil olid siin juba mõõkade 9 2 tükki. Meil oli mõõkade 3, nüüd meil on mõõkade 8, mis näitab seda pimeduses kobamist. Usalda kinni seotud silmadega liikumist, on hinge sõnum sulle. Pane tööle oma tajud. Midagi läks meile silma. Nii. Seal, kus sul on puudu, sinna antakse. Teravda oma tajusid. Need olid need energiakeskuste sõnumid. See sensuaalsus tõstab sinu sagedusi, aitab sul terveneda ja koostööle energiamaailmaga astuda. Tuli oli tänane väga suur energia. Vesi oli teine. Päike säras päev otsa ja kuu loob alles nüüd.
ei loonud hommikul ega päeval, vaid loob nüüd, kui päike läheb tuttu meie jaoks. Saad sa aru, see, et ta meil läheb ära, on ta 2 tunni järgses ajavöötmes päikeseloojang, kui kuu loob ja nad koos edasi lähevad ja ta laeb valgust täis ennast, et saaks meile edasi jagada iga järgmise päevaga. Täna on see päev. Kuigi meil on öö, siis nende jaoks seda ju ei ole. Nemad on koos selle ööpäeva ja laeb päike kuule valgust. Ilus! See on koostöö. Ehk siis teadvusta, et sinu enda koostöö energiamaailmaga on see, mida sa saad usaldada. Need on sinu loomingu väljendused. See on tuli, need on päevalilled. Nii, see on süda. See on lõvikaart. Edasi, mis sind otseselt tervendab? Sa näed, siin on meil järgmine tuli, tulekuninganna. See sinu enesekindlus, sinu eneseväljenduses. Need energiat on toetatud, eks ju, see oli see vabadus, kurgutšakra. Väljenda ennast vabalt ja enesekindlalt. Maandatult. Ja see tervendab sind. Mu silmad annavad märku, et nad väga ei näe, aga meil ei ole vaja näha väga. Nad nüüd ütlevad küll selle saunasuitsu järgi, et nad on väsinud, aga ma natukene võtan neile õli juurde siit näo pealt. Nii. See, millest loobuda. Ülla, kas sa tead, kui see oli korduv kaart, see hirm sellest meile teada olevast majanduslikust, finantsilisest maailmast väljaastumise osas, siis loobuda tuleb, ta kordab vanast maailmast. See on teist korda meil siin ja ta on siin päikesega. Päike ütleb, sul on vaja loobuda kõikidest vanadest mustritest, mitte täita neid edasi. Ja siin on meil see nuttev merineitsi siin nende 5 karbikesega, 5 karikaga. Sul ei ole vaja nutta midagi taga, vaid olla siin ja praegu ja hoida seda rõõmu, et kõik need karikad saaksid täidetud. Nii, see vanast loobumine. Kordame. See, mida manifesteerida. Siin on sul juba käppade all 3 münti ja pähe kukub 4. Ehk siis sa ei tea, mida tähendab tegelikkus selles energiamaailmas, kus kõik on võimalik ja kus ei ole piiranguid. See ülevoolav, näed sa, kui suur on see laine, see emotsionaalne lainetus sinu sees. Kui sa mõtled selle peale, kui sa lood oma tulevikupilti, siis nii võimsalt,
nii tundlikult tõstetud emotsionaalsel tasandil. See on nii lahe kaart. Mulle meeldib see palju rohkem kui originaaltaros. Sa tead, seal istub see mees ja hoiab kinni, eks ju. Aga siin on kass on avatud ja talle antakse. Manifesteeri seda piirideta homset. Mis viib sind rahusse? Mis aitab sul kõige sellega tegeleda? On sinu puhkamine, kõikide võitluste lõpetamine, kõikide tõestamiste lõpetamine. Sind viib rahusse see vee ääres olemine. See on karikate kuninganna, see on emotsioonide valitsejanna. Need head tunded, sinu ilusad visioonid aitavad sul terveneda ja viia sind rahusse ja harmooniasse, mida meil oli väga vaja, eks ju, ja sa oled hirmudest vaba. Ja Luna ütles meile seda, et mitte midagi ei ole veel kivisse raiutud. Ehk teadvusta, see Alice seal peegelsaalis, neid uksi, mida valida igal hetkel, on lugematu ära. Mitte midagi ei ole veel kivisse raiutud. Sa saad kõike muuta, mida sa tahad. Aga mitte tagantjärgi. Siin ja praegu, tõstes oma sagedusi ja luues neid soove, neid pilte. Nii, Luna ütleb meile siia kõikide nende illusioonide ja reaalsete mõõgamängude vahele, et palun ole valmis nende, see kaart kordub meil iga lugemine praegu, nende ootamatute muutuste vastuvõtmiseks. Mitte lihtsalt tulemiseks, vaid vastuvõtmiseks. Ole valmis ootamatusteks. Sellepärast, et väga kiired, tulised muutused lähenevad meile. Ja seekord kordub ka. Praegune hetk on see, kus me terveneme. Kui esimene saade sinuni jõudis, siis see oli see eilne päev, kus oli see endasse vaatamise aeg, ka terve tänane päev. Luna alles käivitab ennast. Ja tema viimane sõnum on see, et palun usu oma visioonidesse, mitte ainult unistustesse. Vot ma ei saa enam väga, kui ma enne sain öelda, et ma olin unistuste koolitaja, enam ei saa öelda väga, sellepärast et unistamine ongi see, kui sa vaatad aknast välja ja unistad. Sa unistad sellest, mida sa oled näinud. Sa oled siin. Aga kui sa lähed endasse ja lood visiooni, siis seal võib kajastuda kõik see, mida sa silmad lahti olles ei näe. Sellepärast usu oma visioonidesse. Usu sellesse, mida sa näed seal. See ettekujutamise võime oli meil, eks ju. Eelmise saate lõputeemad.
ehk siis üle-eelmise. Oi, juba läheb kõik sassi. Ja möödunud noore kuu teemades, täiskuu teemades. Ja mida räägib meile päike, kuidas tema meid aitab ja toetab? Siin on õnnelind flamingo. Ja need mõõgad, mis on meil siin tervet seda energiapilti läbinud, liiguvad paremasse kohta. Päike ütleb, et sul on temaga aega vaja veeta, et liikuda oma mõtetega paremasse kohta. Siin on meil karikate prints, see kiresaadik, see šarmikas, sensuaalne. Päike aitab sind. Päike on eluenergia, et liikuda oma tervenemise ajal oma mõttemaailmas paremasse kohta. Lahustada neid mustreid, mis sind enam ei teeni. Mida ütleb meile see luunakene praegu? Luuna kordab meile, toob meile, näed sa, kui päike andis meile ta õnnelind flamingona, siis luuna näitab meile teda kui rüütlit valgel hobusel. Rüütlid liiguvad. Rüütlid on kiired liikujad. Poisid, need paažid, need printsid on sõnumitoojad ja ei ole nii kiired liikujad, kui on rüütlid. Ehk siis luuna, kes tegelikult on ju naisprintsiibi esindaja, innenergia kandja, kordab sulle päikese sõnu. Siin on samamoodi need mõõgad, see energia, millega me alustasime. Luuna kinnitab seda seisu. Mõõkade 7. Ja kui sa nüüd tahad näha, ma tõstan selle veel korra ülesse. Alguse energia, see lohutamatu kasukata kass, see pettunud seis, kus ma olen. Luuna ütleb, et kerguses, vaata, siin on suled, see on mõõkade 5 energia. 7, mõõkade 7, aga gepard võrreldes selle vaarao kassiga. Gepard, kes on kõige kiirem jooksja, kellel on imeline, üks hinnalisemaid kasukaid. Ta liigub kerguses. Suled on kerged. Ta on ette valmistatud. Kõik see töö viib sind kergusesse. Ja nüüd ma näitan sulle järgmist magicut. Kui meil siin on sellised sünkroonsused laua peal, meil on siin mõõkade 7, meil on siin mõõkade 8, 9, 5, 6, ühesõnaga kõik, mis puudutab sinu pead, on laual. Siis siin on ka meil kristallide 9, kes on meie turvalisuse ja külluse esindaja ja meie viimase aja tihe külaline sõnumitooja Charlotte ehk siis kristallide, müntide 9. See on iseseisvus. See on vabadus.
see on ühisus. Sest selles energias ühiselt luues ja seda võrku kuues vabaks me ennast koomegi. Kõikide unistuste täitumine, karikate 9, 9, 9. Kui tähtis on sinu visioonide loomine? Kas me mitte ei korda seda? Ja see maailm, maa ja ilm annab meile kinnitust, et need ideed ja distsipliin sinu endaga tagavad sulle kõik väärtused nii sinu enda hingemaailmas kui sinu materiaalses maailmas. Nii nagu päike kinnitas vanast maailmast loobudes, teda usaldades ja luunat, on uus maailm meie kõikide oma ilude, kõikide oma võludega. Mida arvavad sellest tähed, kes varsti hakkavad särama? Siin on nii palju teid, et raske on segada. Jaa, päris huvitav olemine on selline. Oih, mitte see. Väsinud ja õnnelik olemine. Segamised on suhteliselt aeglased. Vaatame, mida meile tähed tahtsid öelda. Terve ilusa paki viskasid meile. Jaa, see vesi. See visioonide loomine, see valgus meie ümber nii ärgates kui märgates. Ja need kaaslased meie teekonnal. Ehk siis vabane kõigest sellest minevikust, luba uuel tulla. Tervenda ennast. See sõna otseses mõttes rejuvenating rain, uuendav, värskendav, noorendav vihm. See on see 2-nädalane kosmiline energia, mis meile saadetakse, mis eeldab, et sa vabaned ja lased lahti vanast, et uut saaks nautima hakata. Tugi on meie kõrval igal sammul. Sinu teejuhid, sinu teekaaslased on sinu kõrval. Nii nähtavad kui nähtamatud. Hinda neid, täna neid, palu neid, toeta neid. Vaata suuremat pilti. Tõuse kõrgemale sellest, kus sa hetkel oled. Kuidas? Paned silmad kinni ja lihtsalt lähed. Ja lähed. Ja lähed. Lähed täpselt nii kõrgele, et sa näeksid suuremat pilti. Ja lõpuks kõik on hästi. Loo oma visioone. Mitte kivi alt, vaid kivi pealt. Tõuse kõrgemale.
esimene valgus. Seda valgust meile saadetakse. Võta ta vastu, võta ta hommikul, kui sina oled ärganud, sest tema, nagu me juba alguses rääkisime, ei maga, ei lähe tuttu, ei looju, ei tõuse. Ta särab kogu aeg. Võta ta vastu ja saada ta ära. Sest sina lähed magama. Ja sama tee kuuga, kui ta ennast näitab. Ka tema on kogu aeg tööl, kogu aeg kusagil. Küll aga jagab ta seda täna kogutud valgust osade kaupa. Tunnista seda. Täna seda. Vaata iga kord, kui kuu kasvab loovast veerandiks, mis on toimunud selle nädalaga sinu sees. Märka valgust endas. See on valguse peegeldus. Märka valgust. Ja meie viimased sõnumikandjad täna on see täiesti enesekindel, täiesti teadlik, ühinenud. Mina. Mida on meil vaja teada, et kõike seda, mida meile siia ette näidati, nii veel kergemalt sooritada, läbida. Ahah, vaat nüüd mul on vaja seda abilist 36, 20 ja 23. Mis on meil 20? Algame siit. See puudutab sinu hirme. Ehk siis, kui tegemist on illusiooni hirmudega, siis teadvusta, et mitte midagi tõelist ei ole vaja karta. Ja ühtegi tõelist ei saa hirmutada. Kuidas sa saad aktiivselt osaleda maapealse taeva loomises? Vau! Meil ei ole see kaart ennem käinud laual. Milline küsimus? Kuidas sa lood seda uut maailma? Kuidas ma saan osaleda veel rohkem ja aktiivsemalt uue maailma loomises? Selline on sinu tänane meistritaseme küsimus. Number 23, muutused. Ja see küsimus on duaalses maailmas, eks ju, 20. 23. Sea ennast esikohale. Prioritize love and care. Sea ennast esikohale. Sea esikohale armastus ja hoolivus. Ja eelkõige alusta endast, sest muidu ei saa seda teistele anda. Eks ju, kui su oma karikas on tühi, ei saa sealt midagi jagada. Küsimus oma kõrgemale minale, oma hingele, oma südamele. Millal ma tunnen ennast kõige rohkem hoituna ja hoolitsetuna? Mängivad rolli jällegi sinu
sensuaalsus, kõik sinu tajud, kõik 15 taju. Mitte 5, kõik 15. Ja kui sul tekkis praegu küsimus, võta Täiskuu portaali saade ja seal on vastus. Ja meie viimane sõnum, 36, imeline 9. Kolmainsus, jumalik ajastus. Tasakaalus, armastuse energias. Kuidas ta sinna jõuab? Läbi selle hermiti, läbi selle 9, läbi selle töö iseendaga. Sa oled valguse juht. Kuna sa oled valgus, oled sa valgusjuht. Sa juhid läbi selle kehamasina valgust. Sa jagad seda. Sa oled liider. Sa oled valgustaja. Sa oled valgus ja armastus. Küsimus iseendale. Kus ja kuidas olen ma kutsutud teisi enda kõrval toetama? Kus ja kuidas olen ma suunatud kollektiivi teenima? Vau! Ka seda kaarti pole meil olnud. Vaata, kui ilus. Läbi kõikide nende eelnevate sünkroonsuste antakse meile midagi esmakordset. Väga ilusad ja võimsad sõnumid siia lugemise lõppu. Meil ei jää muud kui soovida sulle imelist uue kuu algust ja seda teadvustatud teekonda, seda nautimist igal hetkel. Ka siis, kui sind aetakse väga närvi, ka siis, kui sa tahad nutta, need tunded on sulle kogemiseks, teadvustamiseks ja neist vabanemiseks. See muutus on sinu käes. Millises energias sa ennast tunned? Milliseid visioone sa homseks lood? Kõiki neid liblikaid, mida Luunale saata. Luuna ootab kõiki su liblikaid. Nii on. Järgmise korrani. Namaste. Imelisi unenägusid. Kui sa vaatad seda videot hommikul, päeval, õhtul, ikkagi järgmiseks unenäoks imelisi unenägusid. Pane kirja.